No nii, ma pean ikkagi veel ühe loo teiega jagama. Mul on tegelikult üks lugu veel peale seda. Kui te jaksate, siis kuulake. Need on nagu nii mega head lood. Ehk siis teadlikkuse jõud. Selline raamat. Kai Oja soovitab seda. See on tõesti nagu väga-väga hea. Nii, vaatame, mis lugu meil siin on. See on 5. juhtum. Näete, ma olen isegi ära siin klõpsutan need, et ma saaksin meeles peaksin, et ma need teile esitan. See lehekülg 82. Saate ise ka vaadata, kui teil see juhuslikult on. Ma lihtsalt jagan seda teiega, kellel teil seda raamatut ei ole, see on nii mega. See on hästi õhukene raamat, väga hea lugeda. Ärge seda tausta siis väga süvenege, lihtsalt kuulake, mis ma teile loen. 5. juhtum. See juhtum on iseäranis huvitav seepärast, et sisenduse seaduse rakendamise ja selle tulemuste nähtava ilmnemise vaheline aeg on väga lühike. Üks väga prominentne naine tuli minu juurde suure murega. Tal oli linnas kaunis korter ja talle kuulus ka suur maakodu, aga kuna tema arvukad rahalised kohustused ületasid tema tagasihoidliku sissetuleku, oli ta sunnitud oma linnakorteri üürile andma, kui tahtis koos perega suve maakodus veeta. Varasematel aastatel oli korter juba varakevadel raskusteta välja üüritud. Aga sel päeval, kui ta minu jutule tuli, oli suvine üürihooaeg juba lõppenud. Korter oli juba mitu kuud olnud parimate kinnisvaramaaklerite käes. Aga keegi polnud tundnud huvi isegi korteri vaatamise vastu. Kui naine oli oma rasket olukorda kirjeldanud, selgitasin talle, kuidas ta saaks oma probleemi lahendamiseks kasutada sisenduse seadust. Soovitasin tal ette kujutada, et korteri on üürinud isik, kes soovib seda kohe kasutada ning eeldada, et see ongi päriselt nii ning sedasi saakski korter üürile antud. Tekitamaks vajalikku loomulikku tunnet, seda tunnet, et korter ongi juba välja üüritud, soovitasin tal sel õhtul magama jäädes end ette kujutada mitte oma korteris, vaid seal, kus ta magaks juhul, kui korter päeva pealt üürile antakse. Ta võttis selle idee ruttu omaks ja ütles, et sellisel juhul magaks ta oma maakodus, kuigi see pole veel suvehooajaks valmis seotud. See vestlus leidis aset neljapäeval. Juba kell 9 laupäeva hommikul helistas ta mulle oma maakodust ise õnnelik ja elevil. Ta rääkis mulle, et oli neljapäeva õhtul magama jäädes ette kujutanud ja tundnud, et magab oma maakodu voodis, mis asus paljude kilomeetrite kaugusel linnakorterist, kus ta hetkel päriselt viibis. Reedel, vaid päev hiljem, üüris üks väga ihaldusväärne üürnik, kes vastas vastutustundliku inimesena kõigile naise nõuetele. Tema korteri ja tagatipuks veel tingimusel, et tohib juba samal päeval sisse kolida. Kujutate ette, võt selline lugu siis. Lühikene ja lööv, aga väga palju pani mõtlema. Et kui me ikka midagi väga-väga soovime, siis tuleb lihtsalt seda ette kujutada, et see on justkui juba juhtunud. Et soovitan seda mitu korda veel kuulata. Ja panen ühe loo veel, sellepärast, et see on lihtsalt nii mega informatsioon, mis siit tuleb. Aitäh teile!